7. veebruar 2021. Õues on 9 miinuskraadi. Jõgi hakkab jäässe minema. Saab ujuda koos jää- ja lumetükkidega. On 413. päev. Ja siin toimuvad imelised asjad, nagu praegu. Üks jää-lumetükk ujub mööda jõge. See kitsas tunnel, mis on jäänud. Nii, ette minemine on iga päev keerulisem. Vesi on jäine. Ma julgen pakkuda, et veetemperatuur on alla 0 kraadi. Põhi on lumesuppi täis. Et siis ma kõnnin praegult põhjas oleva lume sees. Ja nagu mööda jõgeagi näha on, siis selline lumijää ujub. Ütleme nii. Täna on viimase 413 päeva jooksul kõige külmem vesi. Jalad on jäälume sees põhjas. Järjest ujub lund. Ujub lund. Ja nagu näha, siis jõgi on päris kaugele juba servadest ära jäätunud. Eile siin samas kohas käies võib öelda, et mõlemal pool ääres jõe servas oli vähemalt siin, kus rohkem jääd praegu on, siis jääpiir oli kuskil pool meetrit talda pool. Eks ole näha, kui see külm jätkub, külm õhk, külmad ilmad, siis kaua läheb aega, et see jõgi ikkagi tervenisti jäässe jääkatte saab peale. Aga vesi on praegult tõesti külm, jahe. Vinge.
Vot siit tulevad nüüd noored kavakad, jäälund. Huvitav, kus see lumijää nüüd lahti on pääsenud. Ussa! Ja see on väga raske. Ussa! Ja see ikka... Ussa! Kui see siin vastu keha siin ujub. See on ikka raske lumi. Ja see on külm. Keha on jälle ühe kogemuse võrra rikkam. Käed on märjad. Ja siin tuule käes, siis nemad tunnevad kõige rohkem külma. Järve ümbert tulev Esnajõgi on juba täitsa kinni jäetunud. Ja siin on väikene tunnel veel jäänud Pärnu jõgi. Varsti vaatad, on juba ees käimine keeruline. Kehapinnal vesi on juba riietatud. No nii, nüüd riietamine ja